hea Rakke koolipere ja kõik teised, kes on täna siia saali tulnud. Mul on rõõm tervitada teid Rakke kooli 9. klassi tundipäeva aktusel. Täna on päev, mil koolimajas liiguvad ringi inimesed, kes näevad välja nagu lasteaia lapsed, aga peavad juba ennast täiskasvanuteks. Need samad üheksandikud, kes alles hiljuti küsisid, mis tund meil hakkab ja kas töö on hindele, valmistuvad nüüd põhikooli lõpetamiseks. Aastate jooksul on nad kogunud hulgaliselt teadmisi, kogemusi, mälestusi, ka võib-olla mõned märkused ja võib-olla on kaotanud ära paar jalanõud või koer on mõne kodutöö ära söönud. Ja nad on õppinud erinevaid õppeaineid, alustades matemaatikast ja lõpetades ajalooga. Aga kõige rohkem on nad õppinud vist seda, kuidas kontrolltööle eelneval õhtul imesid teha. Tänane päev on rõõmus, pöörane ja veidi nostalgiline, sest kohe algab teie jaoks uus etapp. Kuid enne veel, kui me laseme teid siit koolist lendu, on aeg nautida seda viimast lõpusirget, oma enda tundipäeva Rakke koolis. Täna võib näha lutte, kaisuloomi, pikki värvilisi sokke ja võib-olla isegi mõnda inimest, kes pole veel päris valmis suureks saama. Ja ausalt öeldes, ega ei peagi veel. Soovime meie lõpetajatele palju rõõmu, julgust ja häid mälestusi tänasest päevast. Head tundipäeva kõigile ja teeme meie üheksandikele alustuseks kirgliku aplausi. Siinkohal kutsun enda kõrvale Karli ja teeme väikse ülevaate siis meie tänastest tähtsatest persoonidest. Üheksandad, kas te istuksite palun siia, et näeksite paremini? Alustame. Esimene, Karel, Temelo, Lilled ja Liblikad, ootab suvel jõule, Vaifu, Raudstad, Gemetri Dash, oskab häälega muusikalisi eelisid moodustada. Nagu näha, siis talle just eriti ei meeldi koolis käia, vähemalt nägu arvestades. Teine. Keiro kimab tõusiga ja ainult 25-ga on mäest alla läheb 26-27. Ilge vääri kuulab keset tööd Lars Laifi. Olen kuulnud. Ei, mina ei ole, ei kinnita ka nüüd ümber. Minu besti ja Malle Haas. Kolmas, Anni, Mater Triik, vasakukäeline, koormub naeratus ja armastab jääteed. Vaadake, kui lõpus meel on. Tal on nii hea matemaatikatega lihtsalt. See 6-7 ei oli see. Neljandaks, Mari, tal on ägedad Kristi. Kristi on seal taga. Tulevane 5-tähtine make-up artist. Tema siist on lasteaed, väledad jalad või siis lihtsalt ADHD. Pätri. Ta teksad käivad igapäevaselt lentris, näeb välja nagu kellegi isa koolist taga otsida. Kogu aeg on ta haige. Siit on ka vist näha, et ta on natuke haige võib-olla. Ja mingid asjad räägitud, jah? Nii, 6. on meil siin Kaspar. Ta on meil siin Rakke koolus suunamudija, et Kaspar troopi oma TikTok pärast. Väga sirge selg ja ülituff, kannab flip-floppe ja juuksub nutatega teda tagani, et käi seal ka kähku ära. Ja üks asi vees, kui keegi äkki tahab Kaspariga fänni pilti teha, siis ma vaatan vastu mitte midagi, nii et pea lahti, siis aga palun. Järgmiseks Triidu. Ta on meil siin uus tulnukas, ehk siis uus tüdruk. Kord oli ta Oja ja sellest läbi Anar rääkida kindlasti. Tundub veits nagu furri ja ta tundub natuke kuri ka tegelikult. Aga ma võin öelda, et ta vist nii kuri ei ole. Kanvarko. Ta on eriti cool investeerides, selles suhtes, ma ei tea, kas teda nime kunagi isegi kuulnud olete, sest ta on koolis haruldane nähtus. Teatavasti on ka arvutinohik ja selle lava päris hea ja ta pole mitte kunagi päikesevalgust näinud. Ja üks asi veel,
siis kui te ütlete, et tahad miks siuke pilt, siis mul ei leidnud temast paremat pilti vist. Jah, sellepärast, et ta ei ole mitte kuskil lihtsalt. Ta on siuke cool, mis stiilis, ta ei näe mitte kuskil. Liisa. Vaba aeg, kulu kreeveldamisele, ta on päris äkiline, siuke rakke hirm vaata, et kõik kardavad teda ja siis ta armastab tatleid ka tegelikult. Holger, videomängude jumal, vähemalt enda arust, aga ma seda ei kinnita, sest ma teen talle mängudes pidevalt üle. Ta ei tea isegi, mis see päikesevalgus on ja ta on räige NPC, lihtsalt ebanaljakas naljamisest nii. Ketri, muusikaliid, teab kõike, kuuleb kõike, näeb kõike, ma ei tea, kas ta kõike näeb tegelikult, sellepärast, et ta annab prille tegelikult, aga tal pole šampooni vaja, tal on dušiga olemas ja võtke ta kindlasti mälumängule kaasa, seda ma räägin omast kogemusest ja kindlasti Anni peab ka sellest rääkida. Viimaseks, Markus, ta on meil sportlik kutt, vaadake ta musklit, seal on näha. Rahvatutsu meister ja selles suhtes ei mahtunud Ketrile ära, seega ma mainin nüüd tema nime siin. Ta on lihtsalt chill guy. Ta on private chill vend. Sa näed ta ilmselt juba kaugelt, need on nagu Rapunzel. Need võib-olla lihtsalt pikemad kui mul, ütleme siis nii. Siiski üks sõna sobiks neile kõigile. Te peate ise seda teadma, et te räägite ägedalt tegelikult. Mitte nii ägedalt kui meie, aga oled ägedalt. Me täname! Aga enne aplausil me hakkaks teid ükshaaval siia kutsuma ja saate ka väikse kingituse. Hakkame siit samast. Triino, palun tule siin. Palun tule ette. Ma annan veel sulle väikse kingituse. Aplaus Triinule! Käime aplausile. Järgmisena palun tule Liisa siia. Ja teeme Liisale ka suure aplausi. No, Patrick, tule. Kaspar, palun tule siia. Noh, kui sa muidugi lube saad. Keira! Markus. Holger. Karel. Aini-Liis. Ketri. Ketri kahjuks on muusikolle ei saanta. Ja siis viimane on Mari. Ja nüüd teeme suure aplaus 9. klassile. Nüüd annaks oma sõna siis esimesele klassile. Üheksandikud. Täpselt 8,5 kuud tagasi
te võtsite meid esimesse klassi siia Rakkekooli vastu. Meie päev oli nii pidulik ja me olime nii elevil. Ega tegelikult see 8,5 kuud on neid elevil päevi väga palju olnud. Tänane päev oli veel eriti keeruline, sellepärast, et me õppisime nii toredat soove teile soovima, et me loeme teile ette, aga nii akadeemilises õhkkonnas siiski julgejaid on väga vähe selle 8,5 kuuga me ei ole õppinud ära avaliku esinemist. Nii et esimene klass soovib teile nii palju toredaid asju ja toovad teile nüüd need soovid kätte ja iga 9. loeb siis ise, mida esimene klass teile soovib. Aga edu teile minu poolt ka ja te olete väga-väga ägedad, nagu siin varem juba öeldi. Nii et suur aitäh selle toreda õppeaasta eest. Tulge, esimene klass. Me saaksime teada, et te olete valmis siit lahkuma. Tegime teile duellid. Ja. Esimeseks ma kutsuksin siia. Kelle ma siis kutsun? Anni ja Kirke. Teised võite treppidel istuda. Piistab kella ja on võitud. Olete valmis? 3, 2, 1, läks! Ma küll ei saanud Kristi jutust väga hästi aru, aga vist oli see, et ma lahukami suhu, kes ütleb mingi jumping-panni ja kes kõige rohkem lahukame suudab suhu panna ja öelda seda normaalselt välja. Nii, Jumping-panni. sul ei ole valik, see ei ole valik. Jumping-panni. Alla, aga võimalik alati anda. Jumping-panni. Jumping-panni. Okei, aga siis teeme selle ülesande paremaks. Sul on 4 kaugami suust praegu või? 3. Proovige saada 9. Tead, Anni, sa võid ka tulla täitsa proovima, kui sa tahad. Jaa, tule. Jaa. Seitsme kaugommid tuleb välja rõhvamast. Seitse.
7. Saku Kalli. aitab või? okei. 6. Ketrinil on 7, Annil on ka 7. okei, ta ei anna alla ja ta ei anna alla. 10 tuleb ära Ketrin. 8 ja Liisul enam ei lähe. Liis, ole palun. Kaheksa tuli ära, jah. Nii, kes meil siin on? Patrick ja Kennet. Nii, pikk poiss oli ka appi. Patrick, Kennet, te ei pea nii lähedal üksteise olema. Ma tean, et jaa. Nii, keerake nägu tõusema mulle. Siin on. Nii. Teie ülesanne, Terek hakkab teile ütlema ülesandeid ja teie ülesanne on teha neid täpselt samamoodi. Näiteks, kui ta ütleb, et sügage pead, siis te peate parema käega pead sügama. Nagu aga te peate mõlemad aru saama sellest ja te ei rääkida ei tohi. aga kuidas mind võitleb? No siin põhimõtteliselt on nagu sihuke lihtsalt pool. Et siin ei ole väga nagu võitlenud, et see on lihtsalt näha, mis teil empaatia on. Nii, Terek hakkab ütlema teile. nii, olete valmis? katsuge enda pead. Väga õige, väga õige. pöörake ümber. Okei, see jah, see ei läinud väga hästi. nii, tõstke parem jalg. Fuck, oi. Ta nüüd isegi ei tõsta praegu. Ja te tõstate samamoodi, aga vist erinevat aega. Publik elab kaasa. Publik, kui õnnelik, kes siin on. katsuge ühte kõrva. õige. tehke mingi naljakas nägu. Tehke kukerpalli. Jaa, kukerpalli tehke. Ei saa, okei. Tehke mingit Fortnite'i tantsu. Jaa, nii. Küsime klassilt. Kirke, mis nad teevad? Tõstke mingi arv nagu sõrmedel püsti. Palju Kennet tõstis? 5. tehke känksoina. Seltsimees Karl. Seltsimees Karl. Teie kommentaari. Mõtleme kiiresti peab mõtlema. köhige ja kumma käega te... hüpake ühel jalal. Okei. Nii, kes meil õpetajatest siin on? Nii, kes see siin on? Malle peidab oma peavad. Või kes see on? Annika. Annika, mis nad tegema peavad? Teksi, laulmine, color, dans. Nii. Karl loeb. 3, 2, 1, läks! no nii, see. Oli ka kiire. mõtled see nõu? oli veel, ära mõtle sellele. lihtsalt söö nagu pommi. mõtled sa magud? Nii, kuidas sul kommentaarid?
Onna, sa võid juua ka võtta. Võta nüüd, joo ära, kiiresti. Patrick, kuidas sul lase kella. nii, see Sigula koorne paber, tegelikult sina. Ma ei hakka. Ma lähen vaatan, mis Patrickul on. Petri ja Lisette. Tervise, Patrick oli väga aplausid. Oodake väikse, tehnud pimer, meil on raamat siin võtta. Kohe seletan. Nii, meil on täpselt sama raamat, täpselt sama lehekülg, täpselt sama kaugel. Peate jooksma raamatuni, seal on Renate ühel pool ja Kristi ühel pool, ehk siis kontroll. Ja siis see, kes esimene raamatu saab läbi loetud häälega ja siis Kristi kella ja kes esimesel on siin, võidab. Nii, vaatame. Nii, ja läks! Kõva häälega, mis ette! Liisa ja Olger ja... Aga tegelikult on midagi. Okei, ülesanne, mida mina ise ka ei taha, mida ma ei suuda teha, on limonaadi joomine. Ja te Liisa, te teete seda. Ja me peame koos tegema seda. See on kaasa, ma ei kannata kaasa ja sa ei kannata kaasa. Ei või! Ei või! Ei või! Jah! Ja kes väga jooksis, kui laulu. Oota, ma loen. 3, 2, 1, läks! Kurat, kohe näed 9 klassi on siis vanem. Ja vähem. Vähem. Kuule, mul oleks sakus otsas. Ja kiristab kella ka.
seda mitte ühelegi hingele. Mul jäi kõva 1/3 pudelist. Pärast võid ära öelda. Poiss, Nii. Ma ise ei tea. Nii. Meil on nüüd selline asi, et kes ei ole teinud, olge. Ma arvan, et nad peavad seda tegema. Käime laulma, me käime suvesti. Ma arvan, et te peate, sest et ainult tugevamad saavad sellega hakkama ja teil ei ole valikut tegema. kui te 10-ni saate, te saate Janekut 15 euri. Reet nüüd teeb Kiia, kes Üldule viia. Markus Kull, palun teie ette siia. Ja kes veel tuleb teid? Mul on ikka veel sellist jumalist pisa. Mari, sa tegid. Nii, minu poolt ettepanek nüüd suudate selle paki korraga ära süüa niimoodi, et te nagu ei söö, vaid peate järjest juhu, ma annan teile mõlemale 2,50. Kahe See peale. on lubadus. Kirti, kas oled mingi video? Alustage. 2,50 ei taha inimest. Nii, mitu on? Elulugu tahate rääkida meile, mis te teinud olete, kus te tulete? Kus te olete? Okei, Markus, kommentaarid? Okei, halb on, väga hea, tähendab. Olge! Olge! Mitmes on? Ära ei tohi süüa, ära ei tohi süüa. Mitmes on? 6. No 10 on ikka. Ei ole nii raske. Ma ei koora maailma vahele täna. Ja palju siin tuli? Mitmes on? No ei pea ma vastata, okei. No paki põhjale loed, et siis sa võid siin. Kuidas tunne? See on räme olnud. Okei, 2,50 näete naised. Ja aplaus. Erakond tööl enam ära, ei koristage ära. Ja aplaus 9. klassile. Järgmiseks kutsuksin siis siia ette kõik minu kaaslased, kes minuga rahvatantsus käivad ja me esitame täpsemalt 9. poolt teile siis ühe tantsu, mille pealkirjaks on Vaat nii. Nii et palun tuli siia. Võime sellega tegeleda. Kennet, palun liiguta see siit eest ära. Kõrvale.
aitäh tantsijatele. Tõmban korra hinge, vabandage. Ei, ma ei soovi sibulamaid sellist juua. Laugumme, aga ma ei soovi. Head üheksandikud. Täna on teie tütipäev. Päev, mis on korraga nii rõõmus, naljakas kui ka natuke kurb. Veel mõned nädalad ja siis tõmbate te joone alla ühele väga olulisele peatükile oma elus, põhikoolile. Praegu võib tunduda, et aega on veel küll, mõned nädalad ja tunnid, kellelgi on ehk veel mõni koolitöö tegemata, aga uskuge. Ma arvan, et üheksanikud tahavad meid ära tappa. Ei, me jõuab siis üheksandasse. Mis te arvate? Millise aplausiga me võiksime üheksanikud ära saata? Suure aplausiga, eks? Teeme selle suure aplausi. Üks. Nii, mul on siis suur au anda see ülikõva kell üle. Et kus on kedi? Karl, kus on Karl? Palun tule siia. Usaldan selle kella sulle. Ära kaota seda ära ja ära lõhu seda ära, nagu see kombestus on. Teeks nimi ka. Väga lõhu! Aitäh! Üheksandikute exit. Palun, tõuske püsti! Saadame üheksandikute